Every money 50 yuan, you know. Nii hea, brother. No nii, vahepeal siin on mingid vene tüdrukud. So handsome, so strong. LeBron James. James. Ei, oleme vahepeatusena jõudnud Istanbuli, jah. Türki. Mina tulingi siia. Panen uue hairline'i oma. Jah, sama nagu neil seal. Ei, tundub, et me oleme lähemale jõudnud oma lounge'i missiooniga. See õige koht olema, jah. Oodan. Ja anname kindlasti reitingud, et selles suhtes ikkagi 2 geila meest on tulnud reisile ja geila meestel on alati ikkagi kombeks anda iga asja kohta reitingud. On ta toit, on ta jook või mingisugune asutus, mingi elamus, alati tuleb anda. Ja me olemegi jõudnud lounge'i. Nii, ma ei tea, muljad päris okeid, päris viisad. Siin on mingi söögiala. Kohe see on päris suur ikka ja mõnus. Ma ei tea, miks, aga oma nagu vaimu silmas ma kujutasin ette, et palju siuke low-key ja rahulikum ei ole nii palju inimesi, et ma ei tea, kes see ikka nii palju siia lounge'id. Siin on nagu nii jõhker, et siin pole isegi istumiskohti nagu. Hinnangute aeg. Mina siin juba enamuse oma portsust ära, sama food, mis Õssil, riis ja kana. Ega siin väga mingit valikut ei olnud. Ausalt ülikehv valik. Ma võtsin ka nüüd seda kana ja seda riisi, mis moodustab üks mingi risotolaad, saab mingi tootes riisi selline ja rääs, see maitseb nagu koolitoit, koolisõidu parem. Ära heidi, see kana on jumala. Ma ei tea, vähemalt siin on ju elektrolüüte, mingit hapendut, mingit kapsast ja kõike muid asju, aga toidule ma ei tea, ma ütleks, pihv annab nagu enamus punktidega mingi 40. Ma ei tea, Imo, see kana oli täitsa norm, aga ei, no muidugi jah. No selles suhtes ma nagu, mu mingid eeldused ja ootused olid nagu palju kõrgemad, lounge, maksab üle sotti, kõik juhtud. Aga selles suhtes, et kui paar lahti tehakse, hakkame seda õlle siin sakutama, nii et see, no kindlalt see teeb, selles mõttes see teeb selle maksimum 110 eurot selle lounge'i eest ja see teeb nagu balanssib ära selles, me saame siin väljas käia vahepeal. Aga vähemalt jooki, nagu jah, on unlimited. Siin samas on üks külmkapp, saad võtta siit nii palju kui tahad, kokad, Sprite'i, Fantat, mis iganes vett, see on detoxi vesi. Timmime siin korralikult õlle, joome detoxi vett peale. Kui väike saks sees juba, siis tulevad juba vähe põnevamad jutud. Kelle äge telokate see on. Meest palun maitsida kurksus siin nagu. Mingi vannitoo puhastust. Ma juba nägin. Mida sa paned minu arv? Silmaringi nagu vajandamise eesmärgil. No filmis. Ma juba nägin, et see kurk oli mingi täiesti kuivanud seal. Võta full. See on väga õigesti kirjeldatud ja nagu tõmbaks keelega mingi üle ujule põranda. Mängime siin piljardit with my friend. What's your name? Shubham. Shubham? Shubham, jaa. I'm Carl. See on kutt on Indiast, ma ütlesin, me teeme 1-1. India tüüpe me teame, isegi kasutame neid India tüüpe. Nüüd paneme proovile, kuidas need spordis on. Internetis on päris head. Enne kui ma hakkasin piljardi mängima, mul läks meelest ära, mul küll õlg katki, ma pean nagu mingi ämblik mees kätega minema. No sa oledki parem, nii et sul on vaja väikest handicap'i. No jah, ma ei tea, hakkab pihta kuidagi siis. Hakka siis. Julgustuseks väike long. Ühesõnaga, me teeme seda YouTube värki siin esimest korda ja päris raske on nagu mingit introt teha, aga ma olen Karl. Ma olen Norman. Vlog hakkab pihta siis meie Hiina tripiga, kus me praegu juba oleme teel. Me tegelikult oleme normilt juba filminud contenti, aga ma mõtlesin, et video jaoks oleks vaja teha mingi proper intro, kus me nagu veits räägime backstory't, et miks me sinna lähme, mis me seal teeme ja täpsemalt ja mis siin mingi paar eelnevat kuud on nagu toimunud. Tekiks siuke terviklik pilt vaatajatele, et saaks aru, mis me üldse teeme, et ei oleks lihtsalt niisama mingi suvaline reisivideo. Ja üldse meie kanali eesmärk on võtta teid kaasa meie teekonnale, kus me siis samamoodi ise me õpime, teeme seda kõik asja läbi, kõik see e-commerce, brändi loomine, suhted, partnerlus, kõik see on sama asi, kõik need asjad, et ühesõnaga me tahame teid kaasa võtta, et ka teie saaksite õppida läbi meie ja meie samamoodi. Ma arvan, et see on
see on see, mis me tahame nagu saavutada ja Eestis üldse võib-olla see e-commerce'ist ei räägita nagu üldse. Nii et ma arvan, see räägitakse ikka, aga liiga professionaalses võtmes ongi nagu juba on sellised vanemad tegijad on juba ees, kes teevad mingeid koolitusi ja asju, aga selliseid noori tüüpe, kes nagu alustavad, no okei, me ei alusta nullist selles suhtes minul kui ka sinul on ikkagi võib-olla ei ole seda läbipaistvust vaata. Ja, liiga nagu polished content. Et selles mõttes võib-olla meie taustas ka natuke, et me ei tule nagu niisama lampi ja otsustasime, et hakkame nagu tegema. Mina ise olen selles mõttes videograaf, ma olen päris ammu kogu seda interneti värki nagu teinud, pean agentuuri, millele ma nüüd kinda nii-öelda pausi panen. Norm on ise teinud juba e-commerce'i, võib-olla ise natuke lähemalt rääkida, aga täiesti juhuslikult sattusin sinna otsa, alustasin ka oma ettevõtlusteekonda mingi täiesti lambi asju tehes. Eks neid storysid, ma arvan, siin vlogi jooksul saame pikemalt ja detailsemalt rääkida, et praegu lihtsalt for the sake of keeping it short ei hakka sinna süvitsi minema, kui ühesõnaga jah, 11 me tunneme ka juba väga pikka aega, kusjuures alustasimegi ettevõtlusteekonda koos 5 aastat tagasi, kui Karl oligi pelgalt lihtsalt videograaf ja mina lõpetasin oma profikorvpalluri karjääri ja mõtlesin, et midagi võiks nagu muud elus teha ja siis me alustasimegi koos sotsiaalmeedia turundusagentuuri. Kogu aeg tegema, nii kaua teeb, kui on success ja siis hakkame puhkama, aga mitte ainult nädalavahetusel. Vaid ka esmaspäeval, teisipäeval. Täna on 4. juuli 2021 ja nii on. Midagi Karl siiamaani tegeleb, kuigi vaikselt nagu üritab ennast sealt välja kuidagi nihverdada ja ennast sinna e-commerce siis üle tuua. Ühesõnaga selline minevik meil on ja nüüd on uuesti saates meid kokku viinud ja noh, maandusime. Lõpuks Guangzhous, me vist ei öelnudki reaalselt, kuhu linna me lähme, lihtsalt ütlesime, et lähme Hiina. Ühesõnaga, Guangzhousse tulime praegu. Minul juba teine kord, kõik see lennujaam täiesti tuttav, tunne on kodune. Kohvrid käes, SIM-kaardid saime. Kui Hiinasse tulete, siis kindlasti kohe võtke lennujaamast SIM-kaart. Saate kohe netti. VPN peab kindlasti olema juba enne Hiinasse tulekut tõmmatud kodus. Astril VPN kõige parem. Te oleksite korralikult prepared, enne kui siia jõuate. Aga jah, ma ei tea, lend oli siuke tavaline. Õnneks läks suht kiiresti, pool aega mingi magasime, kui mitte rohkem. Aga asju ikka juhtus küll. Korra tuli mingi norm turbulence. Siuke tunne oli nagu kuradi vaba langusesse mingi läheks 8 sekundiks. Lambist oli terve lend mingid kuradi türklasi ja mingi pakistanlasi ja mingid aafriklasi täis. Praegu kusjuures on Hiinas on siuke punane püha või holiday nagu Golden Week, ma ei teagi, mis see nagu, mida nad tähistavad. Vist ongi mingi riigisünna või midagi, nagu kõige tähtsam holiday üldse Hiinas. Ja praegu siis on 4. oktoober, see holiday peaks saama 7.8. oktoober läbi, nii et paar päeva me saame selle madnessi keskel siin olla. Nii, kui Hiina tulete ja lennujaamast välja tulete, siis pole mõtet, tuleb 100 venda teile kohe taksosid pakkuda, pole mõtet võtta, need on overpriced. Süsteem on selline, on siuke äge äpp olemas nagu Alipay, see on põhimõtteliselt all-inclusive äpp, nagu siin on absoluutselt kõik, mis teil Hiinas vaja on. Sellega sa maksad poes, sellega sa saad võtta taksosid, siin on kõik mingid mini-äpid, saad võtta mingid jalgrattaid, no absoluutselt kõike saad toitu tellida, kõike saad siit Alipay äpist teha. Ja me siis võtamegi Didi, on siis kohalik nagu Bolt või midagi sellist takso. Alipays on hästi mugav on see ka, et siin on selline translate button, et siis see äpp on muidu hiina keeles, aga siit paned translate, siis on ilus, saad inglise keelde kohe kõik. Ja hotelli me võtsime läbi Tripi, kui Aasias reisite, siis on kõik hotellid, asjad mõistlik, mingid rongipiletid, bussipiletid mõistlik, kõik võtta Tripist, siin on kõik odavam, siin on mingid head pakkumised. Kui palju kulutad raha, saad mingid punkte värke, siis meil on siit võetud hotell, siin on ka kohe näha, saad panna address in local language. Siin ta näitab kohe selle Hiina aadressi, võtad siit kopid, paned Alipays Didi äppi. Korra oli probleem siin, et Alipay äpis miskipärast ta ei locate'inud meie location'it ära, aga lahendus on see, et võtad lihtsalt korra VPN-i maha. Vahepeal see Alipay huiab, kui sul on VPN peal, et siis kui seda äppi kasutada, siis vahepeal lihtsalt kui midagi tööta, võtad VPN-i maha. 100 jueni läheb maksma, see on mingi kuradi 10 euri, 30 kilti sõita Hiinas, 10 euri taksoga. Pole paha. Kui Alipays on kõik TIM, we have Didi, yeah. Yeah, where to go? Tianhe. Yeah, Tianhe. Tianhe. Tianhe, where to go? It's Zhao, okay?
How much? 100 yuan, okay. 天河 no 100 heavy money I pay total money 150. 天河 I know. See. Better price, better price. Heavy money 50 yuan, you know. Total money 150. It's very seal on cheap. mingid highway taxid vist, jah. Yeah. Yeah, we just keep going, man. We don't stop. We just keep pushing. No nii, me oleme mingi squadi leidnud siin. Nii hao, brother. Nii hao. Ühesõnaga, me oleme kuskile keskparki tulnud. Päris suur on see. See on ikka mega suur. Ja kuna praegu on holiday, siis siin on mingid üritused, keegi mängib pilli. See park on meil täpselt siin hotelli kõrval. Hiinas on jah hästi ilusad pargid, igal pool suured pargid. Ja inimesed tõesti veedavad mõnusat aega siin. Ühesõnaga, meiega ei saa midagi juhtuda. Need poisid on siin, kutid on militarist, nii et mingi jama meil tekib, siis security on olemas. Ühist palju meil meestega. Tema on Hiina mingi sõdur. Mina olen Eesti sõdur. Tema on injured, sina oled injured. Ühesõnaga, me oleme Hiina partistriidil. No, mis Hiina Guangzhou partistriidil. Normani lemmikus kohas. Ja me võtsime siin esialgu väiksed pinakolaadad ja nüüd Mr. Norman, see asi jäi väheks. Ja tõmbasime ligi siin tagasihoidlikult 3-liitrise õllepalooni. Mis asja? Paned minu süüks selle, et räägi, mis täna tegime. Ütleme nii, me poole lõunani magasime, kuna me tahtsime hommikut süüa, et saaks kõhu täis ja me olime üldiselt lennutripist, olime nii väsinud. Aga tänane plaan oli meil see, et me tutvume selle linnaga lähemalt, vaatame, mis siin ümberringi on, mis meil hotelli lähedal on. Teame, kus on söögikohad, kus on pood ja mingid muud asjad. Ühesõnaga, võtsime vahepeal veel rattaga ringi, vaatasime linna, väga jõhkrad kaadrid ja nüüd me tulime siia kas just tähistama, aga tulime veits õlle jooma ja vaatame, äkki teeme mingid tutvused ligi ja... No nii, vahepeal siin on mingid vene tüdrukud, panid oma muusika peale, filmime neid ka siis. Üks laul maksab 300 jeeni, see on umbes 35 euri umbes. See tüüp, kellel on valge mingi kuradi inimnägu on selja peal, see vend maksab kogu selle ürituse. Tundub, et see vend maksab. Aga selles mõttes, kui me vaatame lähemale, anna mulle. Meil on siin mingid ülinoored tüübid meie selja taga. See tundub mingi 16. Tõmbab tobi siin, mis sa arvad sellest? Eelkõige ma ütleks, et need venad ei ole kindlasti 16, need on mingi sama vanad kui meie, mitte kui vanemad, et Hiinas on väga raske. Aga lähme küsime. Ta on 16, jah. Ta on 16, jah. Nii, Hõis, räägi siis meile, mis Hiina lauseid sa tead, mida sa täna õppisid? Ma olen täna ühte laust arvutanud ja ma ei ole siia võib selleks anda, aga me oleme siin kuskil Guangzhous, otsime inimesi, kellega suhelda, minna peole. Me ei leia kedagi täna. Tundub, et need venad räägivad inglise keelt, võib-olla räägi ka. Mis sa arvad? Ma korra kuulsin midagi ja ma korra kuulsin ka inglisekeelse lause, aga... You guys, what's up? Hello. Oh, you speak English, yeah? Yeah. I'm Marcus. Sorry, my hands are Yeah, no worries. I'm Marcus. Marcus Whalen. So I'm Daniel from Australia. Really? We're from Estonia. Estonia? Estonia, yeah. You guys know David Ladies? David Late, the gym guy? Yeah, he's from Estonia as well. What the fuck? You have like Tanya. UK English accent. Yeah, you have, yeah. Australian. Yeah. Australian? Yeah. But what are you guys doing in China, mate? Business, bro. On holiday? Business, yeah. We sell jewelry. Jewelry, yeah. No jõu, kellega me siin täna oleme? Ühesõnaga, teeme siis OG Red Bullile Eestis olevat kõige esimene Red Bull üldse, mis maailmas toodeti. Originaalretsept. Originaalretsept. Kõige esimene, mõelge. 30 aastat juba. 30 aastat. Ja kuuldavasti siin härra kaameramees meil siin räägib, et see maitsevad nagu diisel. Ehk siis ta ei pidavat üldse olema sama nagu see õige Red Bull, mida meie teame. Kinda on, aga ta ei ole nagu carbonated ja kuidagi siuke. Mis välja tahtsin tuua, et siin on nagu teistsugused avamised. Ei ole nagu klõps alla veid. Tundub suht ohtlik tegelikult. Nagu teises maailmas, jah. Lõhn. Nagu
Red Bull. ei, ta maitseb ikka, aga nagu jah, seal pole seda carbonation'it. Maitseb nagu Red Bull, ma ütleks, et ta on natuke magusam, aga mingi diisli maitseb ei tunne. Selles suhtes, aga igatepidi ma ütleks, et see praegu Red Bull on parem, sest seal on esiteks gaasist, seda on mõnusam juua. Siin sa jood jah, nagu oleks mingi seisult tuletame mingi päev otsa ja sa vaatad külmast, nagu külm. Ma gaasita jook, aga ma annaks selle purk on äge iseenesest. Selles mõttes, kui vaatame, palju ta on muutunud, logod ja asjad on muidugi samad, aga no vaata, siin kollane on juhtunud siin. Ma ei tea, ma annan talle mingi solid 40. Red Bull väidab, et see on vitamiinidega, siis tuleb välja, et originaalne on. See on firma nimi ju. On see üldse kofeiiniga või? Ma arvan ikka, jah. Roomtour ka väike Marriott hotellis. Tuled sisse. Siin on juba natukene lahendamist. Kui tahad kakale minna, siis tuleb aeglane kardin, dušikabiin. Kusjuures selle dušikabiiniga on huvitav see, et mul mitte kunagi näinud see laminaat mingi põrand on maas. Ja vannitoa nurk, suur peegel, kahjuks on 2 voodit. Tahaks ikkagi ühes magada, peame olude sunnil 2 magama. Tere, mis kuradi liigub Legendsi üle. Tere ajal lihtsalt. Mida sa ajad? Tere, vaadaks, et järgis nende hoopi liigub Legendsi. Täiesti mingi pro-gamer ja mingid kuradi jersey. Jah, väga ruumi ei ole kuskil kohvrit panna, siis minu kohver on siin lõksus. Siin on vaja rohkem ruumi siin. No ma veits laiutasin praegu, jah, ma aastas ei ole seda lahti pakkumine oli siuke, et lihtsalt mingid asjad välja ja nii need asjad jäid praegu. Veen praegu vlogi jaoks koristab lihtsalt, muidu ei paneks neid asju sinna kilegu. View on siuke. Tegelikult päris jõhker view ju kaamerast on küll ülega. Ja õhtul on leedid seal, nendega hoonetel. Ja siin me niimoodi oleme. Pakime asjad kokku, läpakad, kaamerad, asjad kaasa. Lähme kuskil kohvikus, et lõpuks mõnetan natuke tööd ka teha, et siis niisama jooma ei tulnud. Kusjuures Hiinas on selline teema, et meestele, kellel pikemad küüned on, seda ilusamaks neid peetakse. Mina olen siin nüüd paar päeva kasvatanud enne reisi. No käpp, jah. Et vaatame, mis sellel äral siin on siin. Mis mul vastu panna on? No, mul on vist natuke pikemad. No, mõnel sõrmed ei ole. Oi, kuidas ta oma jalgu hoiab. Oi. Ja ühesõnaga me tulime töökohta otsima, meil soovitati seda kohta. Aga ühesõnaga ma mõtlesin, me saame siin istuda, kus need influencerid on, aga me vist ei saagi. Beijing Roadile. Tegime siin terve päev tööd, hommikust õhtuni siin samas laua taga. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Reep peab hakkama kohe. What's this? Reepi ärimehed. Mis sa arvad sellest? No, see võib täitsa head kvalitit leida. Aga kui meint näeb, et ta siin teeb, siis ta ajab ta kohe ära tavaliselt. See mees ei tea, et me oskame Taobao äppi kasutada, et me ei ole mingid lollid turistid. Replika moekaupa pakkus meile kellasid, kotte, värke. See on siin äri käib siin, jah? Kuskil mingi põrandalused kuradi kohad neil on siin. Võtavad lollid turistid kaasa. Ei no selles suhtes sealt võib täitsa häid asju leida. Ma arvan, neil on juba nagu okei kvaliteediga mingid kuradi Louis Vuittoni ja Goyardi ja kotid ja värgid seal, aga me oleme ise piisavalt targad, et teame, kust neid asju saab. Üks asi siin platsil on selles, et nagu kuskil siseruumi, esiteks siin on ülilämbe, teiseks on täiega nagu värsket õhku üldse pole, siin on täiega nagu haiseb. Aga see ei ole nagu see, et ta nagu haiseb, vaid on lihtsalt kõiksugu lõhnad on nagu omavahel koos. Ja nagu tahaks nagu hingata, aga ei saa hingata. Ega räägi, mis missioon on siin siis? Kas on midagi
midagi mehel puudu. no ma ei tea. Või me oleme need tüübid, kes shoppavad kuskil mujal. Me shoppame ikka Taobaos, noh. Peamegi tegema. Excuse me? Yeah? I'm learning spoken English. Yingyu. Yingyu? Yes, I'm learning Yingyu. Okay. My father look you are so handsome. Handsome. So Which one? Which one? Which more? Two. Yes. Which more handsome? Me or him? 两个都很帅啊。 More handsome who? 怎么说？两个都很帅。All handsome. All handsome. Can I take a video? Can I take a photo with yours? Okay. 2, 1. I think you are so handsome. I don't know how to try. 真的选不出来，你们两个其实都已经很帅了。Can you speak Chinese? 谢谢。一点点。你好。So handsome, so strong, and you strong, and you handsome too. I guess. Me more handsome, yeah? I think so. Thank you very much. Bye guys. Bye bye. Sulle lihtsalt kahju rõõmust öeldi. Ei, mis? See ei olnud mingi kahju rõõmuks esiteks. Ta pani kohe paika, et mina olen more handsome ja seal more stronger. Ja siis ma lasin tal valida ja ütles, et nii et 4-2 on seis, ei ole siin midagi. Sa lihtsalt panid pressure'i peale, siis nad olid nagu, et okei. No aga peab valima. Et see vend nagu paneb mulle pressure'it, et ma ei taha talle nagu halvasti öelda, see teine vend on nagu vait, aga ta nagu on, see teine vend on kaina kenam, et ma tahaks öelda see, aga äkki see vend solvub, et nad võtsid, ma arvan, niimoodi. No võib-olla. Kui sa ära vaatasid, siis see tüdruk näitas mulle kahe taamsed. No me ikka surusime ära 4-2 mulle. Teeme väiksed slotid, jah? Teeme kindlalt ühe Hiina loto. Nii, Hössin on sulli, Höss nüüd näitab, kuidas... Ma ütlen 20 jeeni, ehk siis sama nagu Eestis, 2 eurina. Kuidas finessida süsteemina. Võtame sinise, lingikas. No nii. Nii, ja scratchime ka kohe. Oi, no nii. Nii. Oi, ongi Moissonite. Ongi, jah. Oi, siit praegu tuleb Bring Del Barriole hea see ad, vaata. Kaks braceleti scratchi pealt Bring Del Barrio scratch card'i ja kui sa võidad. Me peame 2 samasugust saama. Nii. Numbrid. Ei tulnud, ei jopanud. No vist ei jopanud, jah. Vaatame üle kiirelt. No vist ei tulnud, jah. Vähemalt sa oled handsome, noh. Vähemalt ma olen. Õnnemängus ei vedanud, aga... Aga meil on siiski 4-2. Okei, nice. Kurat, ma rääksin... Yeah, we do. Where are you from? Estonia. Estonia? Yeah. You guys are... We're just playing a game where every time we see foreigners, we guess which country they are from and who is the closest wins. We actually just decided to play a game also. We're asking locals who's more handsome. Right now he's in the lead. Where can I see your videos? We don't have a channel yet. Yeah, we don't have a channel yet. Like, it's our first time vlogging. Nemad mängivad ka mänge. Tere on täiesti aura lost, meil pole isegi YouTube'i. Väga hull flex käib. Me oleme siin bloggerid, teeme vlogi, pole enda channel. No nii, omadega Gong Show NBA story jõudnud. Nüüd tuleb vlogi kõige ägedam osa. Kindlalt tuleb räige ajalootund ja missioon on leida täpselt seesama jersey üles ja vaadata, palju ta siis originaalis maksab. Nii, siin all on lihtsalt mingi Jordani ja Nike'i asjad. Mis asja? See on ju see Repi Factory silt. Reaalselt Repi Kossu Factorist tulevad sükse sildiga. LeBron James is retiring today. LeBron James. James. Ni hao. Ni hao. LeBron James. LeBron, fans want to know where you're taking your talents this year. What's your decision? In this fall, man, this is tough. In this fall, I'm going to be taking my talents to Hennessy VSOP. VSOP? What do you think? Who is more handsome? Yes. Ei ole nii. 4-3. 4-3. Vaatame kohe siin, mis
Jerseysid pakutakse siis Michael Jordani USA jersey, Tim Duncan normid retrod siin. Siukse võtaks küll ligi ja selle võtaks, ma võtaks kõik ligi. Allen Iversoni Sixersi jersey $325. Siin võib igast ajalugu näha. Mingid ägedad pildid. No nii. Lebra autogrammiga. No nii, vaatame, kas ma olen pikem kui Steph Curry. Tegelikult nad ei tundu üldse nii pikad. Karla just ostis selle, tellis mult. Tegelikult selle. Tellis repi või? Ui, kohe jõuandi kaamerasse pasta. Oi, Karla Keilast või? New Yorgi oma on veits ägedam. New Yorgis on vist 5-korruseline või mingi. Ja siis viimasel korrusel oli reaalselt Kossu väljak, mida nad huupisid seal. No nii, oleme jõudnud oma esimese miitingu sihtkohta. Tulime oma Main Supplieri Factorisse. Sellega iga päev ringi käid, siis saad sama tugeva kaela nagu Janar kodus.